Meie soovitame kõigil onkoloogilistel haigetel siiski vaktsineerida. Kui perearst teie poole pöördub, teile vaktsiini pakub, siis tuleks see kindlasti vastu võtta. Uuringud on näidanud, et onkoloogilistel patsientidel on oluliselt suurem risk raskeks haiguse kuluks, juhul kui nad peaksid nakatuma COVID-haigusesse. See risk on, kui tavapopulatsioonis on see kuskil 1–2%, siis onkoloogilistel haigetel vastavalt uuringule on ta seal oma 6–60% tõenäosus tõsisteks kõrvaltoimeteks ja haiguse raskeks kuluks. Et vältida sellist ohtu, siis kuigi on vähe uuringuid, mis praegu on tehtud onkoloogilistel patsientidel, kuna see vaktsiin on alles mõned kuud siin olemas, siis kõikide andmete järgi hetkel ikkagi soovitatakse kõigil patsientidel, onkoloogilistel patsientidel ennast vaktsineerida. Ja kõigil nii keemia kui kiirtusravi saavatel patsientidel on soovitav ennast vaktsineerida. Et ennem kui seda teha, kes käivad aktiivravil, võiks siiski ühendust võtta oma onkoloogiga, kas siis perearst võtab või patsient ise, et üritada natukene läbi rääkida see täpne ajastus, et millal see esimene ja teine vaktsiin võiks toimuda. Aga üldiselt jah, mingeid vastunäidustusi ei ole, et pigem nii keemia, kiiritus, hormoonravi ajal on siiski soovitav vaktsineerimine teha. Et võiks seda natuke ajastada, kui vahetult ennem siis nii-öelda järgmist ravikuuri, näiteks siis keemiaravi puhul. Aga seda võiks jah koordineerida oma onkoloogiga ennem vaktsineerimist. Nagu ma esimeses küsimuses ka mainisin, siis tegelikult kõik onkoloogilised patsiendid on rohkem ohustatud COVID-viiruse tagajärjel tõsistemate haiguse kulu osas. Aga uuringud on näidanud, et kõige rohkem ohustatud on just kopsukasvajatega patsiendid, kuna see on ikkagi nii-öelda ülemiste hingamisteede viirusnakkus. Ja ka need patsiendid, kes on just äsja saanud kasvajadiagnoosi, et esimese aasta jooksul peale kasvajadiagnoosi saamist, et see järjest risk aastatega väheneb, peale 5 aastat kasvajadiagnoosi ja ravi on see risk juba tavapopulatsiooniga võrdne, aga esimese aasta jooksul on ta kõige kõrgem. Et just need nii-öelda aktiivravi saavad patsientidel soovitatakse kindlasti see vaktsineerimine esimese võimalusel ette võtta. Eestis vaktsineerimine käib vastavalt siis Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud vaktsineerimisplaanile, et see on ka leitav Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti kodulehel, aga põhimõtteliselt vaktsineerimist korraldavad meil perearstid, üksikul juhtudel ka suured haiglad, aga enamasti onkoloogilisi patsiente vastavalt siis vanusele, vastavalt riskigruppidele teie poole pöördub perearst. Kui tema seda teeb, siis kindlasti tasub sellest vaktsineerimisest kinni võtta ja see aeg endale broneerida, aga perearstid tegelevad selle asjaga.